Tere! Koolijütsid ja mannid on juba istunud kas oma vanasse pinki või uude. Ja sellepärast on paslik oma arutelus võtta just haridusteemaks. Nii et täna on luubi all tõepoolest haridus. Ja mul on saatekülalisteks Tiiu Kuurme, kasvatusteadlane, siis Pirita Majandusgümnaasiumi direktor Toomas Pikhov ja teda võib ka koolipapaks nimetada Märt Sults. Tere tulemast, kolleegid. Ma võin seda nüüd täie uhkusega öelda, sellepärast, et ma olen 1. septembrist ka koolipapa, lähen Kohtla-Järve gümnaasiumisse õpetama meediat. Wow. Aga kuna ma olen selles asjas niivõrd värske ja noor, siis sellepärast ma tahangi kõigepealt teie arvamusi kuulda, aga enne seda ma paluksin, et igaüks ütleks minuti jooksul umbes seda, missugune suhe on temal haridusega olnud ja kus ta siis on õppinud, õpetanud. Ja loomulikult daamid alustavad. Minu suhe on selline, et ma olen kasvatusteaduse dotsent Tallinna Ülikoolis juba pikemat aega seal olnud ja kasvatuse küsimustest huvitunud alates teismelise east, sest nägin, kui valesti on asjad minu ümber. Ja inspireerijaks sai mulle teismelise eas Makarenko pedagoogiline poeem. Suurepärane raamat ka tänases päevas. Ja suhe haridusega ongi olnud selline, et olen lugenud palju raamatuid hariduse kohta. Pole päevagi töötanud koolis. Olen üles kasvatanud 2 last ja õpetanud aastakümneid siis ülikoolis aineid, mis on mulle endale väga südamelähedased ja sümpaatsed ja haridus tähendab minu jaoks inimeseks olemise viisi, sellist fundamentaalset viisi kujuneda inimeseks ja olla inimene. Aitäh, Märt! No mis seal pikalt rääkida, Valga esimene keskkool, pärast Tartu Riiklik Ülikool keemiateaduskond, siis koolis direktor asetäitja kooli ja klassijuhataja tööalal ja keemiafüüsika õpetaja, siis 20 aastat Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor ja siis nüüd praegu 1,5 aastat Tallinna Kunstikooli direktor. Ja haridust motiveerib üks asi, mitte minu tegevust ehk hariduses, mis asi motiveerib. Ma püüan luua keskkonna ja olustiku sellise, et millist ma tahtsin ja mida ma mäletan, kui ma ise käisin keskkoolis ja koolis, et kuidas oleks pidanud mind õpetama kaaki siukest, nagu ma olin siukene püsimatu vigurivend ja samal ajal kõiki asju tahtsid teha ja lennult haarasid. Ja et ma tahan ja teen seda hommikust õhtuni, et jah, täpselt nagu kolleeg ütles, et inimeseks olemise kunst ja et kuidas moodi hinge ja vaimu tasakaal oleks paigas ja inimestel ei kaoks see nõnda nimetatud elu lõnga ots käest ära. Et ei kaoks unistamine käest ära, et ei kaoks ära tahtmine teha midagi võimatut. Aga samal ajal hoolitseda ja armastada ja pidada lugu oma kaaslastest. Nii et see on nagu siukene, see, mis mind edasi viib. Et ma olen põhimõtteliselt kogu aeg puberteet, 14-15 aastat vana. Aitäh, Toomas! No nii kaua, kui mina ennast mäletan, tuleb esimene mälupilt 4. klass, et juba siis olin ma nagu hingelt õpetaja või hakkasin nagu õpetaja tööd tegema. Mul on kaksikvend, kes oli siis parasjagu düsgraaf ja tema tegi etteütluseid ja mina sain siis punase pastakaga neid parandada. Ja see oli nagu tõeline nauding, ma sain teha midagi kasulikku, midagi olulist ja sain oma venda õpetada niimoodi. Aga kui keegi praegu mu käest küsib, siis ma alati armastan ütelda, et ma olen Tallinnas kõik pedagoogilised asutused ära lõpetanud Pisipeda ehk siis pedagoogikakooli, mis andis väga hea metoodilise ettevalmistuse kunagi õpetajatele. Ja loomulikult ka Tallinna Ülikooli ja olen 20 aastat tegelenud erakooli juhtimisega, laste ja noorte erakool Loovus, mis siis huvitegevust on lastele pakkunud ja nüüd juba 5. aasta Pirita Majandusgümnaasiumi direktorina. Eks see haridus minu jaoks ongi võib-olla see kõige olulisem asi siin elus, mis paneb minu vere liikuma. See on minu jaoks oluline sellepärast, et ma saan teha midagi tõeliselt ja päris
asja, et ma ei lahuta kellegi meelt või ei loo midagi õhulosse, ei kasvata, vaid ma saan aidata neid inimesi, kes tõesti vajavad iseenda eluteel tuge, seltsi, mõistust või siis abikätt. Ega muud, kui läheme ka teema kallale. Mina olen küll hariduses nii lühikest aega, et ma võin öelda, et ma olen täiesti vabalt alles kõrvalt vaataja ja lapsevanemana ma nägin, mis juhtus nüüd möödunud kevadel. Ehk tegelikult just nüüd sama sel kevadel. Sa oled elus veel või? Ma olen veel elus, jah. Sest juhtus niimoodi, et mulle näis, et koolid ka ei teadnud täpselt, et mis nüüd teha ja kuidas teha. Sest et osad õpetajad näiteks, ja ma ei olnud ainukene lapsevanem, kes niimoodi kurtis, et osad õpetajad kirjutasid ainult e-kooli ülesandeid, mingeid tunde isegi ei andnud, et kuidagi last aidata või nii. Ja siis mina pidin siis oma lapsele hakkama selgitama ilma igasuguse pedagoogilise alushariduseta ja püüdsin nii ja teisiti, aga noh, see koormus kasvas kohe hullumeelselt ja ma saan aru, et ka õpetajatel kasvas see, aga kuidas siis teie ise nagu seal sees olnuna tunnete, et kuidas siis jäite sellega rahule või jänni, et millega see kool siis nagu jänni jäi? Võib-olla kõige selline esimene lainetus oligi see esimene nädal, kus kõik olid nagu vette visatud, olid lapsevanemad, olid õpilased, loomulikult olid ka õpetajad. Aga pean ikkagi ütlema vähemalt Tallinna koolidele mõeldes, et see 7. laine läks väga kiiresti üle pea ja tekkis selline väga tore tasakaal, et õpiti selles võõras kohas hästi kiiresti ujuma ja see on tegelikult selle kogemuse kõige suurem tugevus, ehk siis saadi nagu leiti üles see eneseusk, et me saame ka ise hakkama, et see kaugjuhtimise õppimine ei ole kõige hullem versioon ja kindlasti lapsevanemad ka tunnetasid ära, et mingil hetkel on võimalik aidata oma last, aga mingil hetkel peab laps siiski ka ise hakkama saama. No kuidas ma ütlen? Tähendab, et põhimõtteliselt selle 3 kuuga tehti ära riigi poolt 20 aastat tegemata töö. Tähendab, et see õppemetoodikat, IT kujunes lõppkokkuvõttes tööriistaks, et lapsed said aru, et ta on tööriist, et ta ei ole mitte asi iseenesest. Ja tähendab, et ja olenemata vanusest, mida siin noored seltsimehed räägivad, et 40+, et need on õppimisvõimetud inimesed, neid ei saa koolis ka kasutada enam. Et need tööriista kasutamised said hästi kiiresti selgeks ja inimesed, kes nagu on õpetajad, mitte tunnilohistajad või tunniandjad. Need õpetajad, need leidsid hübriidselt kohe metoodikat, kuidas moodi telefonidega, arvutitega ja kõikide muude asjadega toimetada ja kuidas moodi, kui kiiresti see riik aru tähendab, et tema IT-park ja Eesti IT-riik on täielik bluff. Tähendab, et ei ole võimekust, tähendab vedada kõiksugu programme ja kõiki muid asju, aga seda siiamaani eitatakse, et me oleme ikka IT-riik ja kõik on suurepärane, aga tegelikult, kui nüüd praegu minna edasi, nüüd me oleme oma teadmised ja tarkused kätte saanud sellest kriisist, eks ole, me oleme kohutult palju targemad ja selles mõttes, et me oskame kasutada väga erinevaid õppemetoodikaid ja õppevahendeid ja tööriistakast on palju rohkem täis asju. Et kui me nüüd see on ju see, et kui sind vette visatakse, siis on sul ainult 2 võimalust. Visatud vette, meid visati vette, pandi kivi ka veel kaela. No, siis ongi ainult 2 võimalust, et kas... Ei, seal ei olnud 2 võimalust, seal oli üks võimalus. Sa pidid lõikama selle nööri läbi, sellest kui sa seda läbi ei lõikanud, sa lihtsalt uppusid ära ja väga paljud, siin võib ükskõik, mis spekulatsioone teha, väga paljud võtsidki seda koroona aega, kui puhkus, kaasa arvatud õpetajad ja kaasa arvatud õpilased. Nii et siin ärgu rääkige, et siin kõik kodus panid nagu hommikust õhtuni, kas Zoomis või kuskil mujal, ei olnud see niimoodi. See oli nii, et kes õppis ujuma, see õppis ujuma ja kes ei õppinud, see ei õppinud. Ja ongi kõik, nii ta oli. Aga et see on kooliti täiesti erinev. Absoluutselt, mitte koolit, vaid klassi sees ka jooned jooksevad kõik erinevalt. See on väga individuaalne asi, nii et seda ei saa üldistada, aga tööriistakast sai palju võimsalt täis ja tähendab samal ajal riik ju küsis, et mida juurde on vaja, eks ole. Linn küsis, mida kõik juurde vaja. Me kirjutasime kõik need tabelid valmis, mida kõik juurde oleks vaja, kui juhul peaks esimene laine jätkuma. Sest et see esimene laine pole kaugeltki lõppenud veel. Tähendab, et kui see peaks jätkuma, et mida oleks kõike vaja, aga need on praegu antud juhul kiri lihtsalt kellegile. Et vastuseid sealt ei ole tulnud. Et see on väga kallis lõbu. Aga me saime hakkama.
see on kõige aga parem nüüd asi. Missuguseid puudujääke nüüd koroonaaeg välja näitas, et mis seal koolides siis hariduses puudu on? No vot, ega meie seal kõrgkoolis päriselt ei tea, mis koolides juhtub. Teada saame läbi kõnekatkete, läbi vestluste tuttavatega, läbi nördimusavalduste siit ja sealt, sest ühiskond oli ju kinni ja lukus ja kus need sõnumid ikka nii väga siis liikusid, õpetajate leht oli siis see allikas, kust kaudu miskit teada sai. Ülikoolis endas ei olnud viga, kuna mina loen niisugusi jutustavaid aineid, ma lihtsalt tegin loengu tekstiliseks, andsin ülesanded, üliõpilased arutlesid, kirjutasid, Zoomi koosolekud toimusid, nii et kuidagi see oli sujuv, midagi hullu sellega ei kaasnenud. Asjad said tehtud, tööd oli rohkem kui tavaliselt, sellepärast et tuli lugeda väga palju ja kirjutada väga palju. Nii et midagi katastroofilist mina ei kogenud seotuna ülikooliga, küll aga ma kuulsin vanemate poolelt, et nad on hullumas üsna ja üks meie perehõimlane ütles, et veel üks e-õppekoolile 3 poja ema ja toimetage teda psühhoneuroloogiasse, ärge nii peagi välja laske sealt. Ja ühesõnaga vanemad olid üsna hädas. Ja mis toimus see, mida postmodernismi teoreetikud on öelnud, et praegune aeg kordab mingis mõttes keskaega, keskajal koole polnud, õpiti kodus, õpiti keskkonnas, kus oldi ja ennäe. Ja juhtus see sama ka siin praegu. Ainult keskaja keskkond oli väga rikas variantides, sest kogu tootmine toimus koha peal ja kirev ja rammus elu oli nii-öelda selle inimese ümber seal. Aga tänapäeva kodud on steriilsed. Ma olen lugenud vahepeal ka uudist selle kohta, et nüüd on nagu rollid vahetunud, et need, kes varem koolis, ütleme siis kontaktõppes, olid kehvakesed. Need muutusid nüüd distantsõppes palju paremateks. Ja need ometigi, kes kontaktõppes olid head, need muutusid jälle distantsõppel kehvemaks. Et kuidas teie... Seal on ju see väga... Et kas see vastab tõele? On see praktikas ka nii? Tõele küll, sellepärast, et see distantsõpe andis erinevatele sihtrühmadele koolist ju erinevad kogemused ja need kogemused väljendusudki sellest, et tõepoolest näiteks erivajadustega mitmele õpilasele meie koolis sobis distantsõpet tunduvalt rohkem, sest et ta ei puutunud kokku selle segava teise õpilasega seal koolis. Ta sai rahulikult süveneda kodus omas miljöös, keskenduda ja õpitulemused olid selle võrra paremad. Samas kui just see loovus ja innovatsioon, antud olukord tekitas sellise hea põhja loovuse arengule, loovuse innovatsiooni arengule, et kui neid õpiülesannete lahendusigi jälgida, et kui õpetajad panid mingisugused ülesanded esimesel nädalal sisse, siis lapsed tundsid need kuidagi komplitseeritud, nad ei julgenud avaldada oma mõtteid, avaldada oma lähenemist ja lahenduskäiku nendele ülesannetele, siis võib-olla teisel juba distantsi nädalal õpilased tegelikult lasid oma loovuse valla, ehk siis kuidagi oli vaja neid ülesandeid lahendada ja inimene hakkas arenema hoopis sellest valdkonnast, kus tegelikult ju meil sellist suurt tõsist plaani arenguks ei olnudki veel ette planeeritud. Nii et tõepoolest see koroonaaeg andis erinevatele õpilastele väga erinevaid võimalusi siis oma oskuseid, teadmisi arendada ja edasi viia. No siia lisaks juurde ju inimesel on ju see temperamentide ja siseelu spekter väga lai, eks ole, et ekstroverdid, introverdid, melanhoolingud ja kõik need koleerikud ja kõik kokku. Näiteks koleerikule on koduõpe ju täielik crazy, tähendab seal, et ta melanhoolingule ja introverdile on rahulik, ta saab mõelda, saab üksi, keegi ta ei sega, keegi torgi teda pliiatsiga, ta rahulikult teeb oma asja, eks ole. Samal ajal ekstrovert, see möllab seal ringiratast, ajab klaas ümber ja ei saa toast välja, mis on, aga samal ajal tal oli see võimalus, et klassis ta ei saa nii teha.
aga kodus ta näiteks saab rahulikult arvuti taga ringi kõndida, siis käib mööda tuba ringi, siis läheb teeb jälle kiiresti oma asjad ära, eks ole jälle. Nii et selles mõttes oli ta nagu iseendaga olemise õppe oli ikka väga suur, aga samal ajal üks väga tähtis nüanss tuli välja, mitte nüanss, vaid päevakorrast on üks küsimus kadunud. Keegi enam ei räägi, võib-olla mõni ministeeriumist räägib, eks ole, nimesi nimetamata, räägib, et kui tegelikult, et kui vajalik on klassis õpetaja. Keegi ei räägi seda, et on võimalik reaalaineid õpetada PowerPointiga või mingi muu asjaga. See on kõnepruugist kadunud. Seda ei ole. Tähendab, et kui õpetajad ei jätku, siis anname PowerPointi üles, siis terve Eesti õpib pingil kellaajal keemiat näiteks või füüsikat või matemaatikat. Kunagi oli mingi aeg tagasi, natukene aega tagasi, oli nagu see teemaks, et kui õpetajad ei jätku, siis paneme niimoodi e-koolina niimoodi üles neid asju. Aga samas lätlased tegid ju selle katse, nii-öelda nende videokool. No videokool on kõik saavad ligi, igal ajal saavad ligi. Et kas siis see meil ei tööta või? Ma usun, et meil see kindlasti ka võib-olla hakkab tööle mingil hetkel, kui me mõtleme selle peale näiteks, et matemaatika või füüsika õpetajaid Eesti Vabariigis ei ole. Neid pole võimalik leida, kas konkursiga või ilma konkursita või tutvuse pool, neid lihtsalt ei ole. Ja tegelikult see distantsõppe aeg andis meile hea võimaluse vähemalt koolijuhtidele, et kui tõepoolest sul ei ole enam toredat mõistusega matemaatikaõpetajat klassi ette saata, siis vähemalt sa saad teha distantstunde suuremale rahvahulgale, et mingis mõttes ikkagi õppetöö ja õppeprotsess toimuks ka reaalainetes, sest et õpetajaid kui selliseid ei ole. No see oleks nagu üks väljapääs, eks ole, et üks õpetaja saab võtta 10 kooli korraga ette. Ei, seda nüüd küll, aga sa enne pead eesti keele õpetajat võtma ette ja õpetama Eesti õpilased funktsionaalse lugemisega tegelema ja et nad saaksid aru, mis nende käest küsitakse. Tähendab, et see on nüüd see probleem number 1, et sa saad ju kirjeldada mingit asja, kui kõik saavad sellest üheselt aru, mitte ei saa igaüks omamoodi aru. Aga mida siis ikkagi ette võtta, et lapsevanemad ei läheks hulluks ja et lapsed saaks ikka õpitud ja et õpetajate koormus ei oleks ka üle mõistuse? Ega ei oska vastata siin. Ma tean nii palju, et nüüd on esimesed uurimistulemused tulnud, on Haridusfoorum oli läbi viinud ühe uurimuse ja sealt siis tuli välja, et pooltele õpilastele sobis see väga hästi, nemad tundsid ennast hästi, teisele poolele ei sobinud üldse. See on kinni õpilaste isikuomadustes, arengutasemes ja veel õige mitmes asjas. Ja siin on, tuleb küsida, et mis koht see kool on. Ja et kooli asi ei ole üldse ainult ainete õpetamine, vaid kooli asi on esindada ühiskonda lapsele tema elus. Kool on suhted, suhtumised, kool on inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, kool on kaaslased, kool on teistega arvestamine, kool on enese proovilepanek, enese näitamise koht, nii et koolil on väga palju funktsioone. Ja kui niimoodi, siin on varemgi arvatud väga kitsalt, et kool õpetagu ained ja äraõpitud ained on haridus, see ei ole niimoodi, see ei ole sugugi niimoodi. Koolis õpitakse väga variatiivseid erinevaid asju ja see, mis nägu on meie ühiskond, mis seltskond istub Toompeal, kui asjatundliku pilguga läheneda, siis me leiame nende kunagise kooli märgid üles sealt nende inimeste küljest, mida nad on seal õppinud. Ehk ma kunagi tudengitele tõin ikka sellise näite, et küsisin tudengitelt, et kas teil on olnud õpetajat, kes ütleb, spikerdada võib, aga vahele jääda ei tohi. Tõusis kätemets, enamusel on olnud selline õpetaja ja tuleb küsida, et mida need lapsed õppisid koolist. Nad õppisid seda, et ei tohi vahele jääda ja need, kes siis hiljem juhivad riiki, on igasugustel ametipostidel, nad oskavad mitte vahele jääda. Neil on mentaliteet, et teha võib, vahele jääda ei tohi, teha võib hämaraid asju. Ja ühesõnaga õpetajal ja nendel repliikidel ja katketel ja situatsioonidel, et neil võib olla üsna saatuslik mõju pärast.
et selles mõttes on kool väga keeruline koht. Soomlased on kirjutanud, et kool on koht, kus laps astub avalikkuse näitelavale, avalikku ellu. Ja kui me nüüd mõtleme, et see distantsõppe on midagi väga toredat, ta periooditi võib olla väga toredat, sest need, keda segatakse koolis õppimast, nendel on tõesti väga hea see distantsõpe ja koolis on ka uurijad välja toonud, et väga palju aega läheb lihtsalt raisku, mis võiks olla õppimise aeg. Ja ma tean ka siin koduõppe kogemusi on inimestel, tunnen isiklikult ühte kena prouad, kes on 7 aastat oma lapsi kodus õpetanud ja nad on ületanud kuhjaga kõik õpiprogrammid, sest aeg ei lähe raisku, seal aeg läheb asja ette. Koolis läheb väga palju aega, läheb raisku ja selles mõttes võib see hiigla hea olla, see distantsõpe. Aga kui mõelda teise kandi pealt, et meie üksildaste inimeste ühiskond, meie halvenevate sotsiaalsete oskustega inimesed ja kui nad panna isolatsiooni, mis sellest tuleb? Et niimoodi peab ka mõtlema. Aga samas viib see kohe mõtte sellele, et siis ka õpilastele tuleks ju läheneda individuaalselt, et kes on võimeline õppima, eks ole, suures rühmas, et sellele peakski seda pakkuma, mida klassis õpetaja teeb? Tähendab, et õpetaja tööasend klassis ei ole laua taga istumine. Õpetaja töö on see, et ta käib mööda klassi ringi, kui ta seletab kas uut osa või ülesandet või mingit muid asju jagab laiali. Ta käib ja vaatab, kus koos kellelgi, no vähemalt mina teen niimoodi ja ma oma kolleegidel ka soovitan teha niimoodi, et kõnnid ringi, näed, kus kellelgi tropp tekib, sa aitad troppista välja, kui sa näed, et ta selle ülesandega hakkama ei saa. Õpetajal on ju ülesannete pagas peas piiramatu. Tähendab, et ta ju kohe modelleerib mingi uue ülesande, mis on umbes tema tasemel, eks ole, sa kaotad kohe peast ära mingisugused haiged süsteemid, paned ta lihtsalt 6 jagama 2-ga, eks ole, täpselt sama ülesanne tekst, aga tegelikult 6 2-ga ongi kõik käes, eks ole, vastus käes, issand, õnneefekt olemas. Ja inimene nagu ei depresseeri, aga see tähendab seda, et aktiivselt õpetaja töötab 45 minutit lastega või siis 30 minutit ja ütleme, juhatab sisse, juhatab välja aga ta on aktiivses kontaktis õpilastega ja tal korraga tegelikult töötavad klassis 3-4 eri tasandiga tööd. Tähendab, tal on variandid sellised, et see on, ma räägin õpetajast, ma räägin tunnilohistajast, ma räägin õpetajast. See lihtsalt, see on loomeprotsess, tähendab, sul on iga tund on nagu stand-up komedi heas mõttes. Sellepärast, et õpetaja on etleja, ta on näitleja, tegelikult ta on näitleja, ta peab näitleja koolitusega läbinud olema. Sellepärast, et tema peab siduma kõik selle 35 või 28 või 24 nägu ja mõistust isenda külge 45 minutiks. Sa kujuta pilti, ma ei usu, et eriti palju stand-up komediste siin Eestis on, kes suudavad siduda niimoodi 45 või 1,5 tundi järjest kogu auditooriumi nii, et on suu küljes või käe küljes kinni. Aga sa pead niimoodi tegema. Aga kui sa teistmoodi teed, siis tulevad need aseained, tähendab, et PowerPointid ja kõik muud asjad sinna vahele ja tekivad sellised asjad, et õpetaja asend kahjuks, ma ütlen jah, et ei ole istuv asend, et ma ei kujuta ette kirjandusõpetajat oma Valga esimeses keskkoolist, ma ei kujuta ette kirjandusõpetajat. Vaata, näed, nime praegu saa öelda. Et kui ta oleks lugenud luuletusi klassis näiteks või mingit raamatut ja ta oleks istunud laua taga, ma ei kujuta ette, mis sest välja oleks tulnud. Jah, muidugi õpetaja amet ei eelda seda, et kogu aeg peaks olema ilutulestik, aga hea, kui vahete vahel õpetaja oskaks seda ilutulestikku. Selleks on klassi koolis 2-3 tähte peab olema. Sul peab olema vähemalt 2-3 tähte koolis. Aga ma tahaks praegu tegelikult tuua siia meie keskel ühe uue teema, mis tegelikult kolleegide jutust on ka välja tulnud, et meil on nüüd tänu sellele distantsõppe kogemusele tekkinud, kui vaadata nüüd lapsevanema kui tarbija, me oleme ju kõik tarbimisühiskonnas, et meid kasvatatakse kogu aeg tarbima, reklaamid jooksevad, me pakume teineteisele mingisuguseid tooteid, teenuseid, siis tegelikult see distantsõppe tõi välja tarbijaskonnale ühe sellise uue toote, uue nõude, ehk see on siis distantsõppe. Kui siiamaani me oleme pidanud hakkama sama koolis kas siis kontaktõppega, mis on ka tegelikult uus väljend või see lihtsalt traditsioonilise õppega koolipingis või siis koduõppega, mis põhikooli gümnaasiumi seaduse alusel tegelikult on puhtalt lapsevanema enda vastutusele võtmine õppetöös, siis nüüd tegelikult pöördutakse koolijuhtide, õppejuhtide poole
lastevanemate poolt sooviga, et soovitakse tarbida sellist teenust, nagu on distantsõpe, aga ametlikult koolides ilma eriolukorrata me distantsõpet ei saa pakkuda, sellepärast et õpetajaid on üks klassi jaoks, tunniandjaid on üks ja õpetaja ei saa ühe ja samaaegselt anda distantsõpet 3 soovijale sealt klassist ja ülejäänud 27 soovijale siis sedasama kontaktõpet. Aga jah, selline vajadus on ühiskonnal olemas tarbida siis distantsõppeteenust koolis. Ehk siis siitkohalt kindlasti meie koolides peame mõtlema selle peale, et mis saab edasi, et see koroonaaeg on mingisugune periood, mis loodetavasti saab õige pea otsa, aga vajadus distantsilt õppida teatud sihtrühmale, nii nagu kolleegidki siin välja tõid, individuaalsetest vajadustest lähtuvalt, et see vajadus distantsõppele jääb. Aga seal on ju väga kiht lahend olemas kunagi Tallinna Kunstigümnaasiumis ma proovisin seda, see töötab nagu vana kell, tähendab, et ma tahtsin nagu ümber maakera teha niisugust asja, et kool on nagu kooli õpilaskond on 1 miljon, eks ole, näiteks. Et sul on kõikides klassides 4 kaamerat, on nurkades üleval ja sul kogu aeg on laivis, on tunnid. Sul on klassis 24 õpilast, eks ole, sa teed nendele katseid, kõiki muid asju, nii nagu peab. Aga need, kes on koduõppel, need istuvad täpselt samal kellaajal on oma arvuti taga, eks ole, ja nad näevad seda sama asja, mis klassis nagu toimub, aga tollel ajal oli see mõte ajast liiga palju ees, sellepärast ei olnud seda tehnilist vahendit, mis oleks selle kaasa tõmmanud. Ja, aga täna on see reaalne elu ja uksest tulevad inimesed sisse ja küsivad koolijuhilt, et nad soovivad seda teenust tarbida. Nad soovivad distantsõpet, soovivad 3 õpilast klassis soovib distantsõpet. Kes keelab neil maksta pearaha kinni ja palun väga ostku oma lõpetaja. Meil hakkab juba vaikselt see arutelu aeg hakkab vaikselt juba lõpupoole tiksuma. Sellepärast ma tahaks veel mõned küsimused enne läbi arutada. No, näiteks kas või need samad õpilased, kes nüüd sellel kevadisel hooajal distantsõppel maha jäid, et kuidas nüüd praegu sügisel kontaktis, kas nad aidatakse kuidagi järgi või mida nendega teha? Sul ju öeldi ilusti palun vabandust, nüüd ma tormasin praegu siin kolleegidest ette see, et sul anti ju võimalus, sellist võimalust, nii haiget võimalust ikka annab välja mõelda. Tähendab, et inded ei pidanud panema. Tähendab, et inded ei pidanud panema, sa ei pidanud distantsõpet hindama. Tähendab, et sa ei pidanud lõpueksamit tegema, sa ei pidanud tegema 9. klassi eksamit, sa ei pidanud tegema arvestuslikke töid, sa ei pidanud tegema riigieksamit. Tähendab, et sekundiga need asjad, mis muidu poleks riigis läbi läinud ilma mölluta, need kõik sai ära tehtud. Tähendab, tegelikult ükstas kõik, kes kuidas lohises, ta lohis selle klassi lõpuni välja. Kõik ja ta sai hinde kätte. Aga mis nüüd siis tähendab, et hindamist enam ei tulegi või? Ei olegi mõtet hinnata. Mina olen jälle selles mõttes võib-olla veidikene teistsuguse koolkonna koolijuht, et mina ütlen, et kujundav hindamine on edasiviiv jõud ja olen täiesti seda meelt, et ükski eksam ei pane kedagi rohkemaks õppima, kui talle Jumal andnud on. Jah, auahnus on igal inimesel ka sees, kui inimene tahab lihtsalt rohkem teadmisi saada, et selleks ei pea nagu kindlasti hakkama 100 meetrit stopperi peale jooksma või kõik ühes ruumis istuma ja mingisuguseid teadmisi endast ammutama sellel kellaajal, selles ruumis, selles kohas. Et need on sellised võib-olla veidi iganenud lähenemised taseme mõõtmise ja kõige sellise osas, et mina küll koolijuhina pooldan seda, et ei pea olema tantse tagaajamine kogu aeg selleks, et õppetööd läbida. Et õppetööd võibki läbida õpilane ka omas tempos, omas vormis ja kindlasti see kommunikatsioon juba üksi, mis koolis toimub, et see annab suurem osa sellest niinimetatud haridusest, kui nende täppis kellaaegade aastaarvude teadmine mingisuguses teatud ajas. Aga samas, kui nüüd võtta sellega, et igaüks võtab oma tempos, aga kuidas siis ma oma kooli ajast mäletan, et meil pinginaabriga Matas oli kogu aeg niimoodi, et tegime kähku ülesanded ära ja siis meil ei jäänud muud üle kui laevade pommitamist mängida. Kuidas siis andekatega on? Aga see oli ka väga positiivne ving, et see individuaalne õppetee, see on selline väga hea väljend, mis mulle väga meeldib. Loomulikult koolides ei ole praegu nii palju ressurssi, et näiteks Pirita Majandusgümnaasiumis 930 õpilast, et see individuaalne õppitee oleks meil nagu nii lihtne nagu luua lapsele. Aga tore oleks, kui me tegelikult jõuaksime selleni, et kõik lapsed koolis saaksid teha oma valikuid, et nad saaksid valida omale tempot, saaksid valida omale suundi. See on tulevik. Ma arvan, et see on väga oluline. Seda küll, ma vaidlen kohe raskelt vastu, see võib küll tulevik olla, aga inimene on ikkagi siiski loom, eks ole.
ja loomal on sisse kodeeritud, et ta lihtsalt üritab olla nii laisk kui vähegi võimalik on. See on sisse kodeeritud. Et ja loom on põhimõtteliselt metsloom, ta liigutab ainult siis, kui ta läheb sööma, ülejäänud aja ta magab ja valmistab selleks, et oma elu kaitsta. Ja tähendab, et meie ülesanne on, nagu kolleeg ütles, teha inimesest inimene. Omas tempos on õige, aga need on juba eri vajadused selles suhtes head ja halvad, eks ole, kes õpib kiiremini, kes aeglasemalt, eks ole, et see on, igalühel on erinev, aga see on nii ülikallis protsess, et seda ei suuda mitte keegi kinni maksta. Et ütleme, need sellised tempoga koolid on Inglismaal ju kõik olemas, seal on inimene täpselt oma tempos õpib, mõni õpib 25 aastaselt 3. klassis, sellepärast tal varem ei ole tuju peale tulnud. Aga ülejäänud õpetajad istuvad õpetajad toas ja ootavad, kuna tal tuju peale tuleb. Aga sellest papa või mamma maksab seda rahulikult seibi, et kui poiss või vanamees, ükskõik kes, eks ole, ta saab rahulikult omas tempos õppida. Aga olgu, kas siis võime kokku võtta niimoodi, et tulevikukool, et kuhu poole me liigume praegu, et distantsõpe on meil nüüd juba nagu mitte käpas, aga no ütleme, et me oleme maigus õhus. Väga kvaliteetne Stanford, miks pärast inimesed lähevad sinna, maksavad meeletut raha, miks seal õpetatakse arve lauaga arvutamist? Tahaksin natukene ka öelda, Oxford ja Stanford, seal on väike grupid koos professoriga, seal 4, 5, 6, 10 inimest, nad istuvad koos, nad arutlevad, nad on suure isiksuse aura sees ja millest siin ei räägitud, praegu oli õpetajast kui pedagoogist ja ilmingust nimega kasvatus, mis on kuulunud inimkonna juurde aastatuhandeid. Just õpetaja kui pedagoog, nii nagu ka siin kolleeg rääkis, kes kõnnib ringi ja märkab ja näeb neid õpilaste eripärasid, näeb, mis on kellelgi hinge peal, kuhu keegi kaldub, millist abi keegi vajab, millele keegi on tundlik ja ta suudab toimida mõneti terapeudina ja pakkuda siis impulsse, innustada, äratada, pakkuda midagi hingele. Ja üks niisugune mõiste, mis kordub saksakeelses kirjanduses, on primaar- ja sekundaarkogemused. Primaarkogemused on olla elavate inimeste seas ja nende energeetilises väljas. Sekundaarkogemus ongi kõik ekraanid ja kõik vahendajad, mis vahendavad meile neid asju. Ja selles mõttes on mis praegu toimub koolides, on õppimisviiside variatiivsust. See kogu aeg suureneb ja seesama virtuaalõppe lisab seda variatiivsust. Aga mis mitte kuhugi ei kao, loodame, et Jumal annaks, et ei kao, see on inimese inimlikud vajadused. Ja selle eeldus on primaarkogemused. Olla teiste seas. Tehisintellekt, et kratt ei tule siis kunagi meil kooli õpetama. Kratt ta võib tulla, siis kui omadega puhta hädas oled, siis selge see, et parem on kratt kui mitte midagi, eks ole. Aga samal ajal see, mis tulemust annab see, mis praegu just väideti. Need emotsionaalsed kogemused ikkagi tulevad primaarselt. Sest et sa võid ju rääkida. No ma saan aru, et põhimõtteliselt me hakkame juba saatega päris otsi kokku tõmbama. Ja sellepärast ma saan aru, et hindamise osas olete te enam-vähem üksmeelt, et hindamine peaks jääma. Aga siis mingid markerid peavad olema. Milline hindamine? Kujundlik hindamine, kui sa suudad mulle öelda praegu kas 95% tõenäosusega, et sinu kujundlik hindamine läheb kokku kõigi ülejäänud 100% koolide kujundliku hindamise tekstiga ja nendest saadakse üheselt aru. Ja ta kujundlik hindamine suudakse konverteerida numbriks. Siis ma olen sinuga päri. Aga kui ei, siis... Aga ma siiski palun, et hindaksite nüüd saate lõpus siis viiepallisüsteemis seda, kuidas õpetajad ja koolid said hakkama nüüd kevadise koroona kriisi ajal. Suurepärane. No see suurepärane, mis see tähendab? 4 või 5? 5+. See on eestlase leidlikkus seal. Et eestlane vingerdab välja igasugustest olukordadest. Täpselt on see on suurepärane. Loovuse leidlikkus. Sest et ta pandi ju tegelikult nurka täiesti seisma. Nii.
ja Toomas? Noh, mina olen ikka seisukohal, et see kreatiivsus, mis see periood meile on andnud, see tohutu loovus, et seda saab hinnata ikka ainult 10 pallisüsteemis ja 12-ga. jah, täpselt, no suurepärane. Aga suur tänu, et te meid vaatasite, sellega on meie arutelu hariduse ümber mööda saanud. Kahjuks küll me saime ainult väikese osa sellest läbi arutada, aga eks me jätkame seda mõni teinekord veel.